Nii, tere pärast lõunat 10. B-klass. Nagu näete, neljapäeval oli teil videoloeng Taavi Poikjärvega. Täna rõõmustame siis teid juba järgmise videoloenguga. Põhjus selleks on lihtne, et me katsetame seda tarkvara igakülgselt. Nagu aru saate, et tegemist ei ole live-ülekandega, et tegelikult on teisipäev ja minu kell näitab 10 minuti pärast 6. Nii, teie poolt on vaja konspekti, sest tahvel on väike. Kui ma tahvli pinna ära puhastan, siis teil vaevalt mälu nii hästi töötab, et te ülesande algust mäletate. Niisiis, teie poolt vihik, ülesannete tekstid pange kirja ja vähemalt need tähtsamad vaheseosed, millele ma siin viitan. Teema. Eelmisel nädala keskpaigas 8. klass küsis mul tunnis, et mille jaoks need avaldus õigupoolest nagu tegurdatakse. Ja 8. klassis vastus on ka selline põiklev, et mis mul muud ütelda jäi, et kui ta murd õnnestub äkki tegurdamise abil taandada. Lugejasse nimetas see üks ja sama tegur ja te taandate selle murru ära. Tegelikult on see ainult veerand tõest. Avaldisi tegurdatakse pigem selle eesmärgiga, et taibata, millistest teguritest avaldis koosneb ja kui teil need tegurid teada on, siis saab teha väga erinevaid järeldusi. Lähemalt. Paneme tänase loengu esimese osa pealkirjaks sellise pealkirja nagu tegurdamine jaguvusülesannetes. Tegurdamine jaguvusülesannetes. Minu käekirja pärast ärge halvast loetan, jah. Jaguvusülesannetes. Ja see loengu esimene osa on planeeritud 3 ülesandeline. 2 esimest ülesannet põhimõtteliselt tegelevad sellega, et valmistavad teid ette 3. ülesande lahendamiseks. Et esimesed siis veidi lihtsamad ja 3. ülesanne ka päris tõsine selline vabariikliku olümpiaadi tasemel ülesanne. Pealkiri kirjas. Mina vahetan lehekülge. Esimene ülesanne. Vaatame värvi ka. Ülesanne ise pärineb mõne aasta tagusest 8. klassi piirkonna voorust. Esimene ülesanne ja tekst järgmine. Leia kõik 3-kohalised naturaalarvud A, B, C nii, et leia kõik 3-kohalised naturaalarvud ja nüüd selline kirjapilt, vast on tuttav, naturaalarvud A, B, C nii, et A, B, C pluss A, B võrdub 221.
ülesanne küll pärit 8. klassi olümpiaadilt, aga lihtne ta täpselt mitte ei ole. Ja lahendus. Nendin, et ülesannet saab lahendada päris mitmele erineval moel. Mina siin viitan 2 võimalusele, aga need kahtlemata rohkem 2. Esiteks, tuletan meelde, et mida see kirjapilt siin A, B, C tähendab. See kriips siin peal annab nüüd tunnistus sellest, et tegemist ei ole korrutisega. Et keegi tõrgendaks asja nii, et siin on A korda B korda C. Loomulikult mitte. See on 3-kohalise arvu üldkuju ehk siis siin on nimelt A-sajalist ehk siis 100 korda A või laiskmatemaatik kirjutab 100 A pluss 10B pluss C. No näiteks, kui teil on 3-kohaline arv 289, siis loomulikult ei ole ka midagi muud kui 100 korda 2 pluss 10 korda 8 ja pluss 9 veel otsas. Ja rääkimata sellest 2-kohalisest arvust AB. Nüüd ülesande juurde tagasi. Võtame siis selle põhilise tingimuse ette. A, B, C pluss AB võrdub 221-ga. Asendame need üldkujul avalisega ja vaatame, mis toredalt sellest siis välja tuleb. Et kirjutame veel kord A, B, C pluss AB võrdub 221 ümber ja nendime siis, et see ABC ei ole midagi muud kui 100 A-d pluss 10B pluss C ja AB on muidugi siis 10 A-d pluss B. Ja see kokku 221. Ja nüüd mina vahetan siin lehekülge. Nüüd see järgmine rida. Siit te näete, et A-d saab ilmselt koondada. Nüüd tuleb kokku 110, B-d saab koondada, need tuleb kokku 11 ja C jääb siis üksikuna lõppu. Ja seda seost me siis nimetaksime nagu põhiseoseks, et sealt tuleb siis edasi mõtistlema hakata. Järgmine lehekülg, loodan, et kõik siit kirja. Nii. Mina võtan endale spikri siit kõrvalt. Mulgi meeles seisaks. Ja lihtsustame. 110 A-d saime me seal kokku. B-sid tuli 11. Mäletan, oli 11, eks. Pluss C ja see on kokku 221. No ütleme, et see on seos 1. Kui ma hiljem viitan seosele 1, siis on tegemist selle seosega. See on selle kogu ülesande keskmine koht. Ja edasi saab mõte minna nüüd väga erinevalt. Üks variant on minna edasi jõuga. No, kirjutangi nii, jõuga. No, mida see siis hetkel minu jaoks tähendab? A, B ja C on ju numbrid. Number on 0, 1, 2, 3 või 9. A ilmselt 0 olla ei saa, sest oli 3-kohalise ja ka selle 2-kohalise arvu esimene number ja esimene number loomulikult 0 olla ei saa. Aga edasi, piisab, kui teil on aega ja tõepoolest siis jõudu. Kõik võimalused lihtsalt ükshaaval läbi. Täiesti mõelda, kui te olümpiaadil niimoodi tegutsete, raiskate küll enese aega, aga õige lahenduse puhul ilmselt punktid saate kätte kõik. A1. No nendin, et A tõepoolest 0 olla ei saanud, sest esimene number ei saa olla 0, seda ma siin ei rõhutagi siis. Kui A1
siis sellest kujust 1 saame järgmise võrrandi. 110 korda 1 pluss 11b pluss c on 221. 110 viime võrrandi paremale poolele, 221 lahutatud 110 on 111 ja saame järgmise seose. 11b pluss c jätan siia vasakule poolele ja nii nagu siin ähvardasin, viin selle 110 siis paremale poole, lahutan. Hetke ma väga laiski ei olnud, kirjutasin ilusasti lahutamisega välja ja siis siin 111. No nii, jälle arvutamise kohta. Ka B ja C on numbrid. Ja nüüd vaadake seda võrrandi paremat poolt. Millal see vasakpool saab maksimaalse väärtuse? Vabandan, vasakult poolt maksab vaadata, jah. Maksimaalne on ta siis, kui me B asemele paneksime 9. Üle 9 me panna ei saa, B oli number. Ja C ka 9. Maksimaalne väärtus. Maksimaalne väärtus oleks siis kui alla järgi liikusin, kui B võtta 9, ka suuremat B võtta ei saagi ja no nüüd ülesande tekstist mina küll välja ei lugenud, et B ja C peaksid olema kuidagi erinevad, järelikult mõlemad võivad täiesti 9 olla, mõlemad 9 valima. No sellisel juhul, mis sellest vasakust poolest saab? Vasak pool saaks kuju 11 korda 9 pluss veel 9. Nutikamad juba nägid läbi, mida ma siin öelda tahan. Isegi parima tahtmise juures see vasak pool 111 võrdne olla ei saa. Et see on 108 ja 108 teps mitte 111 võrdne ei ole. Järelikult tuleb nentida, et see jõuga lähenemine viis nüüd igatahes sellele, et see variant igatahes meil ei sobi. A1 ei ole. Ja nullidel ka nii olla ei saa. Mina vahetan jälle lehekülge, üritage mulle järele jõuda. Nüüd võtan A2, A3 ja mul üleüldse teas ma pean kuni 9 välja minema. Ütlen juba ette ära, et nii kaua meil siin küll ei lähe. Järgmine juht. A2. Nüüd minul on hea võimalus paar sammu astuda, võtan jälle selle põhikuju ette, nüüd teil on seda seost 1 vaja. Juhul kui see A on 2, siis see meie põhiseos või põhikuju saab järgmise kuju, jah. A asemele läks 2, nüüd on juba siis 110 korda 2 pluss 11b pluss c ja see kõik kokku on 221. No seekord oleme veidi lausel. 11b pluss c jääb taas siia vasakule poole ja 220, mis tekib selle viin paremale poole, 221 miinus 220 on täpselt 1. Sain sellise seose. 11b pluss c võrdub 1. B ja C on numbrid ja numbrid on 0-st kuni 9-ni. Loogiliselt arvutades siia sobib ainult 1 variant. B tuleb ilmselt võtta 0, sest niipea kui te võtate B9, läheb 11, rääkimata B võrdub 2, siis on ka 22 ja kui te 22-le midagi juurde liidate, siis no ühtede kindlasti kokku ei saa. B peab olema kindlasti 0 ja C peab olema 1.
Ja sellega seoses muidugi ühe lahendi juba saime kätte ka, et ma kirjutasin väikese vahevastuse välja, et äkki mul läheb hiljem meelest ära. Vastus, igatahes üks nendest on selline, et A, B, C ei ole veel midagi muud kui A oli 2, B tuli võtta 0 ja C tuli võtta 1. Ja kes nüüd soovib, võib seda vastust ka kontrollida. Ilmselgelt sobib siia küll. Nii, aga meie tegime jõuga, eks. 2 puhul saime vastuse kätte. Aga nüüd tuleb usinalt edasi minna siin. Valid A3-ks ja 4-ks ja 5-ks ja 6-ks ja või siis sattuda sellisesse olukorda, et edasi katsetamine millegi pärast on mõtet. Proovime 3-ga. Ja see mõttetus tegelikult hakkabki kohe silm. Siis see seos number 1 saab kuju 110 korda 3 pluss 11b pluss c on 221. Ja nüüd ei ole vaja siin tõepoolest pikalt enam arutleda ja kujutad ette, kas 4 ja 5 veel proovida piisab, kui te panete tähele, et see siin on juba vasakul poolel hakkab 330-ga pihta. Kui te korrutaksite 4-ga, siis oleks 440 ja 330 on loomulikult, otse loomulikult suurem kui 221. Nii et piisab, kui te neid siin võrdlete, siis on selge, et A3 olla ei saa, rääkimata A4, A5, A6 ja nii edasi. Et A päris kindlasti siin 3 olla ei saa. Edaspidi see võimalused A4, A5, A6 osutavad ka mõõdetakse just nimelt sama analoogia. Nüüd see tark lahendus või vähemalt üks tarkadest lahendustest ka. Mina liigun jälle edasi, puhastan lehe ära. Teie üritage mulle järgi jõuda. Vastuse me saime vähemalt ühe vastustest ja minu arust nüüd rohkem olla ei saagi, sest me tegime täieliku analüüsi. A0 olla ei saanud, esimene number ei või olla 0, 1-ga proovisime, ei sobi, 2-ga proovisime, sobis, 3 või suurema ei sobi, tundub, et see on ainuke vastus. Nii et võiks selle koha peal ülesande lahendamise lõpetada. Teine meetod, valge inimese meetod. Kui ma sinna kirjutasin jutumärkidesse jõuga tegemine, siis äkki kirjutaks kas mõistusega või ma kasutan nüüd seda sõna, mida 8 väga ei salli. Mida löögi, mina spelling ka kuidagi ei saa aru, mis see tegurdamine on eesti keeles, annab selle võõrsõnaks ole. Tegurdamise abil. Üsna kummaline ülesande tegurdamise abil. Ta ei ole nagu puhas tegurdamine, siin tekivad teatavad jäägid, aga tegurdamise kasutamine, sellega tegemist kindlasti. No nii, liigun tagasi selle seose 1 juurde, kuna see on nii ammu aega tagasi mul tahvli peal, siis ma kirjutan selle veel kord välja, et enesel ka silme, et see andmed. See seos 1 oli meil selline 110a pluss 11b pluss c võrdne 221. Ja siit ma hakkasin siis A0, A1, A2 oli sobid ja nii edasi. Aga mis teil veel silma torkab? Minul torkab silma kohe see, et nii teisel kui esimesel kui teisel liikmel mõlemal on tegur 11 sees. Kasuta seda asja. Iga tark matemaatik, nii kui mingi tavadist näeb ühesuguseid kordajaid, kipub tegurdama. See õnnetud see praegu teab nagu mängust välja või esitada küsimus, et miks sa tegurdad, kui midagi jääb üle, aga sellegi poolest toon nii 110 aast kui ka 11 B-st 11 muudet. Ja
mis sellest nüüd kasu võiks tõusta, kohe näeme. Saame sellise seose. No mina väidan nüüd seda, et kui seda vasakut poolt, võrrandi vasakul, võrdluse vasakul, kui seda jagada 11-ga, siis see esimene ots jagub täpselt 11-ga ja jäägiks jääks see 11-ga jagamisel jääb jääk see. No see on nüüd selline mõtlemise koht 10. klassi õpilasele, 11. omadele ka. Miks nii? 11 korda midagi, see jagub täpselt 11-ga ja see õnnetud see jääb sinna lõppu üksikuks. Kuna see on number, siis ta 11-ga kindlasti jaguda ei saa. Ta on kas 0 või 1 või 9. Need mitte 1 või 11-ga loomulikult ei jagu. Ja see parem pool, vaatame, kuidas tema käitub 11-ga jagamisel. 220 jagub 11-ga täpselt. Ehk kui seda poolt 11-ga jagada, jagamisel, jääb jäägiks 1. Jääk 1. No tõepoolest näitab 220 viimasel 9 lõpus. See jagub ju täiesti täpselt 11-ga. Nimelt 20 on tulemuseks, aga see ei ole oluline. Mida me sellest järeldame seda, et see ongi nimelt ühe võrd, mis muud võimalust ei ole. See on 1, no see vastab vist me eelnevalt saadud juba tulemusele. Ja kui see on 1, on juba siin edasi lihtne kirjutada. See kuju saab meil olema siis selline, et mina vaatan jälle lehte. Vaatan oma spikrit kõrvalt. Meil jääb siis 11. On nüüd see tegundatud kuju mul siin. Et see saime, et see on 1 jäägi tõttu. Ja 221 oli siis siin paremal poole, seal ühe viime paremale poole lahutame ära. Tekib 220, kuradi pooled jagame 11-ga ja siis arutleme juba edasi lõpuni. Jagame pooled 11-ga ja saame 10a pluss b on 20. Nüüd tüüpiline seda sorti ülesannete lõppakord on selline, et me lihtsalt mõtleme loogiliselt, et A ja B on mõlemad 0-9 numbrid, et 20 kokku saada, siin muid võimalusi ei ole. A peab olema 2. No, kuidas teisiti, et kui me paneksime A1, siis B peaks olema 10, B on number, no mis tõttu ta peab olema alla 10. Ja siis ainuke võimalus on, et A nimelt on 2 ja B on loomulikult siis kohe näha 0. 20 võrdub 20. Ja saime veel kord teist korda sama vastus, ainult et hoopis elegantsema lähenemisega. Nii, ma kirjutan vastuse ka veel kord välja. Vahepeal muidugi unustasin ära, mida me küsite. Leia kõik sellised kolmekohalised naturaalaarvud. No neid ainult 1 meil siin tuligi ja see on nimelt 201. Nii, esimene ülesanne on nüüd meil edukalt lahendatud. Anname teile 1 minuti puhkepausiks.